No nii, Jaan, sina oled vist rohkem ahvenapüüdja kui haugipüüdja. Jaa, eks elus on nii mõnigi haug tabatud omal ajal, aga nüüd viimasel ajal jah, olen ahvenapüügiga aktiivselt tegelenud. Praegu on üsna külm ilm, et kuidas see ahvenapüügi aeg praegu üldse on sellisel külma veega? Võib väga edukalt püüda. Et landi valikus peaks teatud mingid värvid ja kindlad asjad kaasas olema siis ja pidevalt tuleb mängu muuta ja vahepeal aktiivselt mängida, vahepeal mööda põhja vedada, et eks ta niisugune nikerdamise teema on sügisel rohkem, et minu lemmiklantides näiteks täna siin 1,5 kilose ahvena sain kätte just valget värvitooni landiga, et tegelikult võiks jah valikus olla niisugused rohekad toonid, allid, mootoriõli, võin näidata ka mõnda ilusat tooni, mis mul alati endaga kaasas on. Et vaieldamatu lemmik on mul see Lucky Johni Minnov landid, et need on Pärnu jõel väga edukalt toiminud. Niisugused sinaka selja ja roheka kõhuga ja siin täna näiteks kõige suurem ahvena saime siin, selline lant on. See on ka Lucky Johni valikus suht uus mudel, et viimasel ajal on nendega väga hästi toiminud just sügisel. Nendel on mingeid erinevaid suuruseid ka või? Ja ikka igasuguseid variante. Sügisel toimivad pigem niisugused väiksemad ja on olemas ka muidugi niisugused ussikujulised, mis teinekord päästavad päeva niisugused imelikud niisugused. Need on nüüd Keitehi omad, et vahest on need väga hästi toiminud. Üldiselt jah, võiks olla niisugused erinevad toonid kaasas ja 5-6 erinevat tooni, siis midagi ikka toimima saab. Ja muidugi minu lemmik ahvenapüügi variant on tšeburaskaga püük, et ta paneb nagu landi paremini mängima, et kui niisugune klassikaline tšigipea, mis hoiab nagu lanti jäigalt konksu küljes. Ja täna ka on nagu, minul on kõige paremini, nüüd tuleb üks, paremini toiminud niisugused, täna on 3-grammine. Et 3-grammine tšeburaska, et selle saab nagu, ta kukub, kui mängita, ta kukub aeglaselt alla, et see on nagu, see on üks väike, aga... Aga mis see standard on või kuidas seda raskust valida? Täpselt sügavuse järgi, et kui ilmselgelt kui 1 või 2 grammisega püüda 5-6 meetri sügavuselt, siis on see ilmselgelt võimatu ja muidugi väga suurt rolli mängib ka nöör. Et ülipeenikest, praegu on mul siin spinningu peal on 0,04. Hästi peenike nöör, et ta lõikab hästi tamiili, landi tunnetus ja kõik on hea, et ütleme nii, et ei ole nagu pointi panna mingit jämedamat tamiili või seda nööri omale rulli peale, et tema tõmbetugevus on väga hea, et tänapäeva nöörid on ikka tase oma ette juba. Okei, ja ridvasta eelistad sellist klassikalist tšigiritta, sellist väga ikka. No ritpade valik, ritp ei tohi olla lödi, et ta peab olema suht jäik, sest siis sa saad landile anda hästi teravaid lööke ka, kui teinekord ahven aktiivne on, et siis saad hästi teravalt ta mängima panna. Täna ta väga teravat ei taha, täna tahab niukest nikerdamist. Ei võta see ahven täna nii hästi. Nagu hauki. Jah, eks ta on võõrastel veekogudel ongi väga raske seda kala üles leida. Et täna me ka tulime siia järve peale. Sisuliselt ma ei ole siin elus esimest korda ja ei saanud algul võtma, aga lõpuks hakkasid tööle niisugused valged toonid siin millegi pärast. Aga kuidas sa lähened muidu, et lähed järve peale püüdma, et kus ma hakkan seda ahvenat otsima, mille järgi ma nagu orienteerun? Puhtalt tunde järgi, et üldiselt ahven ei ole nagu, täna ka siin keskelt ilmselgelt siin veekogus vist ahvenat ei ole mõtet proovida. Ongi niisugune rohupiirid, kalda ääred, kus on niisugused astangud, mida iganes, et ega ahven ka liigub ju väikse kala jälgedes, et seda on sealt nagu kõige õigem otsida. Ja loodiga tasuks siis äkki mingi kivisemaid põhjasid? Kui jah, paadil on lood peal, siis on nagu ilmselgelt näha kohe need niisugused põhjamuutused ja asjad. Okei, aga kas sügisene ahven on siis niisugune parves või läheb laiali või kuidas see kala nagu käitub võrreldes siis kevadega? Oled sa mingisuguseid tähelepanekuid teinud? Sügisel ta üldjuhul on parves ikka, hakkab juba vaikselt parve looma. Suvel on niisugused üksikud, aga just suvel on sügise pool on niisugused suuremad isendid on ikkagi ujuvad üksikult ringi millegi pärast, et niisuguseid 100-200 grammiseid ma olen saanud ikka nagu ketti, siis ta on nagu hoiab parve, aga niisugused 0,5 kilonised ja pluss nad ikka hoiavad suht üksikult.